Sai see idee alguse sellest, et Helenil, kes seisab seal saalimaja nurga peal, tekkis idee kokku kutsuda suvehiidlaste kokkusaamine või suvehiidlaste festival. Ja mõte sealt edasi arenes oli see, et kui me meelitame välja lisaks põlistele hiidlastele ka meie suvitajad ja suvehiidlased, siis oleks jube põnev arutada Hiiumaa erinevate väljakutsete ja arengute üle. Ja sealt edasi viis meie tee taaskord kokku Arvamusfestivali tiimiga, kes Paides juba aastaid on suurt arvamusfestivali korraldanud ja tekkis mõte need kaks asja kokku viia. Ehk korraldada nii-öelda täiesti oma eelarvamusfestival väikese nii-öelda rohkema rõhuasetusega meie suvehiidlastele. Ja selleks ette valmistades tegelikult lisaks siis veel Hiiumaa Arenduskeskus viis läbi ühe suvehiidlaste küsitluse, mille eesmärk oli siis saada rohkem tuttavaks, saada aimu, et kes meie saarel käivad, elavad ja millest tuntakse puudust. Ja kui te vaatate selle saalimaja seina peale, seal paistavad palju sellised huvitavaid diagramme ja sealt on võimalik teil kõigil päeva jooksul tutvuda ka selle suvehiidlaste kokkuvõtte tulemusega, kus 80 inimest siis oma tagasiside meie küsimustele andis ja ma tegelikult tõin välja sellised punktid, kuidas siis kirjeldab ennast, milline on suvehiidlase portree ja hea meelega siin väikese tervituse juures seda teiega ka jagaksin. Enamasti, kuna küsitlus algas sellega, et kuidas kirjeldab ennast siis inimene, kes sellele küsimustikule vastab, siis valdavalt tunti ennast kui ikkagi hiidlast, kes töötab mandril või siis teine kategooria, mis oli ka enamuses esile tuli, et ma olen suvehiidlane. Tavaliselt viibitakse aastas siis saarel 21–40 päeva, ehk siis kuu kuni 1,5 kuud ja valdavalt nädalavahetustel. Tullakse saarel ikkagi perega ja põhjus viibimiseks on kas kinnisvara eest hoolitsemine või puhkamine. Mitte keegi, ma arvan, ei vastanud, et ei tahaks üldse rohkem viibida, aga valdav enamus väga selgelt tõi välja, et kui vähegi võimalik, siis viibiks saarel üha rohkem. Ehk ei ole meile üllatuseks, et suurimaks takistuseks on töökoht. Küll võib-olla rohkem üllatuseks tuli see, et tagasiside, et kes saaks selleks midagi rohkem teha, siis valdavalt nähakse ikkagi iga ühe enda rolli selles, et teha see teadlik valik, et ma nüüd tulengi ja kolingi Hiiumaale. Kas siis tagasi või esimest korda. Kogukonnaga saadakse hästi läbi. Tuntakse, et kogukonna arengusse kaasatud on nad hästi või keskmiselt. Valdavalt läbi ürituste osalemise. Suhtlus vallaga on pigem hea. Riigiametitega samuti hea. Info osas kõige paremini levib meie info suvesündmuste kohta, aga ka ühistranspordi ja teenindusettevõtete kohta. Valdavalt saavad meie inimesed infot ikka sotsiaalmeediast ja ka Hiiumaa e-lehelt ning loomulikult maakonnalehest, kuid vähetähtis ei olnud ka naabrid, sõbrad, tuttavad. Mis väga teeb rõõmu, et hiidlaseks olemise üle tuntakse uhkust ja tunneme uhkust. Suisa 2/3 vastanutest ei tunne, et ta panustab hetkel kohalikku arengusse läbi konkreetsete ettepanekute tegemise ning üle poole tunneb, et ta käibki siin puhkamas ja on jäänud üldse panustamisest nii-öelda kõrvale. Aga 20% vastanutest näeb, et võiks asuda õige pea püsielanikuks, nii et number, millega töötada. Laste ja laste suhtes nähti tegelikult tulevikku üpris sarnaselt, ehk siis kuna
tegemist oli osaajaga saarel viibijatega, siis ka oma järeltulevate põlvede osas pigem hinnatakse seost sarnaselt, ehk siis Hiiumaa kindlasti jääb iga põlve puhul oluliseks seoseks, aga see seos pigem on osaajaline. Ja vastajate profiilist veel, siis enamus vastajatest oli vanuses 45–55 ning ka 26–35 vanuseaastat, elukohaks valdavalt Tallinn või Harjumaa. Ja mis võib-olla oli veel selline kokkuvõte, et kui me küsisime, et kuidas me saaksime teid paremini Hiiumaa arengusse kaasata, siis valdavalt tuleb see läbi kas vabatahtliku tegevuse või nõu andmise. Ja just selle viimase punkti pealt tuligi see mõte, et võtaks siis kõik hiidlased, nii osaajaga hiidlased kui aastaringsed hiidlased, üheks päevaks siia orjakusse kokku ning arutaks erinevaid kogukonna puudutavaid teemasid. Need ideed on siia tänasesse programmi tekkinud meie enda kogukonna liikmete ettepanekute läbi ja erinevad siis eestvedajad on kokku kutsunud sõbrad, tuttavad ja head inimesed kaasa mõtlema selleks, et saada konkreetseid mõtteid ja ideid, mida oleme me siis lubanud kajastada ka meie arengustrateegias, mida Hiiumaa vald ja Hiiumaa arenduskeskus koostöös ja Hiiumaa kogukond tervikuna me üheskoos kokku panemas oleme. Ja selleks, et see päev saaks õige pea pihta alata, natukene ka sellisest korralduslikust poolest, et meil on siin täna siis ootamas 5 erinevat arutelu, millest esimene teema on, miks on hiidlane eriline. Ja selle arutelu osas, mis algab kell 1, ootame teid kõiki kaasa mõtlema, kaasa arvama sinna paadikaile, kus on 2 purjelaeva kenasti uhkelt pidurüüs ja valmis ootama kõiki arutlejaid ja kaasa arvamaid sinna juurde. Me saame julgelt sinna kaasa arvata toole, et meil oleks mugav seal üheskoos arutleda. Siis väikese nihkega, kuna mõte on ka see, et kui te tunnete, et ühes arutelus sai inspiratsioon otsa, siis võite täiesti vabalt tunda ennast mugavalt ja liikuda natukene eemale, siis siin pika laua taga kell 13.30 on arutelu teemaga suvehiidlasest hiidlaseks. Nii et kõik, kes tunnevad, et selline pealkiri innustab, inspireerib, olete oodatud 13.30 juba pika laua taha. 14.00 liigume me uuesti tagasi kai peale, kus siis arutelu teema kogu Hiiumaa kaitsealaks. Ehk siis lähme jälle paatidesse ja kaile ja räägime sellest, mis on Hiiumaa tulevik. Ja 14.30 liigume taas kord pika laua taha, kus siis teemaks kas lairiba toob töökohad. Mis siis Hiiumaale need väga oodatud ja vajalikud töökohad tuua võiks. Ning nüüd ma vaatan Helenile otsa, et igaks juhuks mitte ajaliselt eksida. 15.30 on õige kellaaeg, on paralleelselt toimuvad arutelud saanud ringi peale ning toimub nii-öelda viimane ühine suur arutelu siis saalimaja esisel teema pealkirjaga kas Hiiumaa vajab silda või viisat. Ehk siis kas rohkem külalisi ja avatum või nii-öelda hakkame otsuselt valima, kes saarele saab. Ehk siis sellised teemad meid ootavad ja enne veel, kui saame mõnusalt koos juba arutleda, tahan öelda ka mõned tänusõnad edasi kogu korraldusmeeskonnale, et tänane festival on siis tegelikult sündinud Hiiumaa valla ja Hiiumaa arenduskeskuse koostöös lisaks Orjaku külaseltsi suure jõu ja abiga, ehk siis Margit, Liis, Jana, Helen, Liina ja kellegi ma unustasin praegu ära. Katrin, loomulikult. Suur aitäh teile selle tubli ettevalmistuse eest, et me täna oleme saanud siia kokku tulnud. Ja need tänusõnad tulevad hiljem, mis puudutab kõiki teid, kes te olete täna tulnud siia arvama ja mõtlema. Soovin meile kõigile edukat ja viljakat päeva.
läbi ja järgmise tunni pikkuselt umbes